Hea lapsevanem, oled jõudnud vaatama ja kuulama lastevanemate mooduli järgmist õpijampsu. Tänaseks teemaks on, kuidas muuta ebatõhusad õppimise viisid, nagu teksti läbilugemine ja allajoonimine oluliselt tõhusamaks. Sageli vastavad õpilased küsimusele, kuidas sa kontrolltööks õppisid, et lugesin teksti mitu korda läbi. Paraku on teadusuurikud näidanud, et teksti mitmekordne lugemine tegelikult ei paranda selle sisulist mõistmist ega aita seda ka pikemaajalisemalt salvestada. Õpilasel võib küll tekkida tunne, et ta valdab nüüd materjali paremini, aga tegelikult ei parane lihtsalt läbilugemise käigus mõistmine ning loetu jääb mõneks ajaks ainult lühimällu. Kuidas muuta teksti korduvat läbilugemist tõhusamaks õppimise viisiks? Vaatame ühte näidet. Otil on vaja ära õppida ajalootunniks ühe peatüki sisu ja mõisted. Selle asemel, et Ott loeks teksti mitu korda läbi, saab ta kasutada hoopis tõhusamaid õppimise viise. Ott võib lugeda läbi lõigu ja küsida enda käest lõigu kohta küsimusi. Nõnda võib ta lõigu kaupa töötada läbi terve teksti. Võimaluseks on see, et Ott loeb esmalt ühe lõigu või terve teksti läbi ning teeb siis endale sellest oma sõnadega kokkuvõtte. Kui Otil on vaja tekstist paremini aru saada ja sellest ka olulist infot meelde jätta, siis aitab visualiseerimine. Ehk Ott võiks hoopis haarata pliiatsi, teha skeemi või hoopis joonise. Need nimetatud tõhusamad võimalused aitavad oluliselt paremini luua seoseid ning infot meelde jätta. Teiseks, õpilaste poolt armastatud õppimise viisiks on allajoonimine. Paljud õppijad loodavad, et allajoonimine aitab neil õpitut meenutada. Allajoonimine võibki tunduda tõhus, sest et õpilane ju siiski teeb midagi õppimise käigus. Samas, pelgalt märgistamine suunab tähelepanu sõnadele või mõistetele, kuid ei tekita nende kohta seoseid. Eks me kõik mäletame kooliajast olukorda, kus me teame täpselt, kus asus vihikus allajoonitud mõiste või mõte, aga selle sisu või tähendus ei tahtnud kuidagi meenuda. Vaatleme mõningaid võimalusi, kuidas allajoonimine muuta tõhusamaks. Oletame, et Otil on vaja õppida loodusõpetuse kontrolltööks mõisted. Selle asemel, et mõisted vihikus lihtsalt värviliseks joonida, võiks kasutada järgmisi võtteid. Esmalt võiks Ott proovida küsida allajoonitud sõnade või mõistete kohta endalt küsimusi. Tõhusalt aitab korrata nende sõnade või mõistete kohta mõistekaardi või skeemi tegemine. Suureks abiks saab olla ka spikri koostamine, mis jällegi sunnib last õpitavat mõtestama. Kõik need nimetatud õppimise viisid aitavad lapsel luua seoseid ja on suurem võimalus, et õpitud alletub mällu pikemaks ajaks. Kuidas siis lapsevanemana toetada oma last tõhusamate õppimise viiside valimisel? Kui märkate, et laps kipub õppimisel kasutama ainult teksti korduvat läbilugemist või allajoonimist, siis suunake teda kasutama eelnevalt räägitud tõhusamaid õppimise viise. Kui lapse õpetaja on jätnud koduseks tööks just kasutada mõnda tõhusamat õppimise viisi, siis olge talle toeks. Aitäh, et olid meiega. Soovime sulle põnevat katsetamist, eksimist ning oma perele parima võimaliku lahenduse leidmist. Kohtumiseni järgmises õpiampsus juba uuel nädalal.